Ühel hetkel oma elus tunned ära, et seni tehtu ei rahulda, midagi tuleb elus muuta. Ja siis hakkavad sulle helistama inimesed, kes enam ei küsi abi arvutiga, vaid küsivad abi juba, kuidas eluga hakkama saada ja võib-olla isegi, et mis see elu on. Kukub kodus lahti üks raamat, mis räägib hingamisest ja siis avastad ennast kuskil hingamise koolituses, siis avastad ennast, et sa oled Eesti kõige aktiivsem hingamisterapeut ja siis jälle avastad, et sellel hingamise õpingutel on ka puudujäägid ja saad aru, et sellega võib ka kahjustada, mida siiamaale paljudes hingamisteraapiates jätkuvalt tehakse. Siis sa õpid midagi muud ja siis vaatad, et sinna oleks ka midagi juurde vaja. Näiteks saab sust joogaõpetaja ja siis vaatad, et aga sellele aktiivsusele oleks vaja midagi teist taustaks ja sust saab lõdvestamisõpetaja. Ja siis sa ühel hetkel avastad, et sa oled õppinud India kõige iidsemat tervendustehnikat, mis põhineb puhtal teadvusel. Ja ühel hetkel on kõik need sul kuskilt otsast koos, aga midagi jääb ikka puudu. Ja saad aru, et mul oleks vaja anatoomiat, mul oleks vaja kõigi nende õpitute seoseid leida. Panna kokku midagi, mis on tervik, midagi, mis on suur pilt. Hakkad otsima ja leiad, et ostopaatia. Sa oled sellest varem kuulnud, aga mina hakkasin ostopaadiks ilma, et ma ei olnud mitte kordagi käinud ise ostopaadi juures varem. Lihtsalt loed neid kirjeldusi, loed, millega see tegeleb ja sa lihtsalt usaldad. Kuna sul on lihtsalt selles pusle tervik tükis, on vaja midagi, mis toob kõik kokku. Ja nii minust sai ostopaat. Ja eks see ole see, millega ma ennast siis hetkel kõige rohkem identifitseerin. Aga samas ma olen sinna sidunud kõik oma biodekodeerimise oskused, töö emotsioonidega, lõdvestumistehnikad inimestele kodutöödeks, jooga, asendid, hingamisharjutused, sest tänapäeval minu meelest 90% inimestest ei oska hingata või nad lihtsalt ei hinga. Nii et selline tervikpildi kokkusaamiseks oli see minu jaoks äärmiselt oluline. Ja mõni võib öelda küll, et selles vanuses ja ikka veel õppida, aga mulle see meeldib ja ma isegi ei ole siin akadeemias mitte kõige vanem õppija. Nii et nii see lugu on järjest kasvanud. Ostopaatia on terviklik lähenemine inimesele, ilma midagi välja jätmata. Sest kui me võrdleme, üks asi, kuidas millegist aru saada, on võrrelda teiste olemasolevatega. Ja suur osa tänapäeva teraapiatest ja allopaatilisest meditsiinist midagi jäetakse kogu aeg nagu välja. Aga tekib küsimus, et miks jätta välja? Sest me oleme inimestena nii tervikud, et iga osa on seotud mingi teise osaga. Nii nagu kogu inimkond, et me oleme justkui üks planeet, aga see planeet koosneb pusle tükkidest. Ja iga inimene on see tükikene ja kui teda seal ei ole, siis jääb tervikust midagi puudu. Nii on ka meie keha, et kui me justkui ignoreerime mingisugust tükki, et me seda ei arvesta, mis see.
siis me ei saa ju tõest pilti. Me saame kuskilt otsast lombaka või kõvera kujutise. Ja see on see, mis on osteopaatia, ta käsitleb inimest tervikuna, ta ei ole inimest kahjustav ja seotud on ka kõik need struktuurid ja funktsioonid omavahel, et ta ei ole ainult kas siis kehaehituse põhine või siis funktsioonide põhine, vaid kõik on hästi tervikuna koos. No tänaseks päevaks on saanud inimestega töötada 20 aastat. Ja kuna algselt ma seda teed ise ei valinud, vaid inimesed valisid minu, siis see kuidagi niimoodi kujuneski, et inimesed lihtsalt oma igapäevaelu probleemidega, et kuidas suhtes lahendada konflikte. Ühesõnaga väga palju, kuna ma olen ka psühholoogi taustaga, siis algus oli väga psühholoogiline ja lõpuks kasvas välja niimoodi, et tuli ärevusega, depressiooniga palju inimesi, ehk selline nagu vaimne tervis. Aga üks tõuge, et osteopaatiat hakata õppima, oligi nagu see, et ma tundsin, et ma jään nendes tervendustes ja psühholoogias natukene jänni. Et tihtilugu tunned nagu käe all, aga ma tahaks teada, mis seal nagu täpsemalt on. Et miks ma tunnen seda, mida ma tunnen, et kus sealt nagu tuleb. Nii et tänaseks päevaks ma väga palju sellise struktuuriga inimese kehas, et kellel on, kuigi tegelikult ju valetan, mul on päris palju sportlasi ja seal on küll struktuuriga tegemist. Sisuliselt kõik. Et väga keeruline küsimus. Jah, aga kui ma võtan selle 20 aastat kokku, siis on hästi palju olnud psühholoogiat, suhted, läheduse teemad, aga suhted igal tasandil, ka töökollektiivis. Olen käinud koolides, lasteaedades, pensionäride mingisugused kogukonnad on kutsunud, et lihtsalt rääkida elust endast, et mis see elu on. Et kuidas seda lahti seletada, kuidas seda mõista, sest kui me ei suuda aru saada, kuidas me toimime, siis üks meie ajupoolkeradest lihtsalt ei mõista seda, mis me teeme. See on ju ka siin maailmas, mida nimetatakse uhuuks, kui niimoodi jutumärkides öelda, et kui mõlemad ajupoolkerad ei ole kooskõlas, nad omavahel ei tööta, siis kas meie intellekt tõrjub selle eemale, kes me tegelikult oleme, selle tunnetusliku poole, emotsionaalse poole, ühendatuse poole ja vastupidi, kui see pool ei tööta, siis me oleme väga intellektuaalsed ja ignorantsed ja egobaasil elavad, et need peaks nagu mõlemad koos töötama, et see mõlema ajupoolkera kasutamine tundub, et on minu nagu tugevam pool. No peale selle, et osteopaatia on terviklik, on ta tegelikult seesama, et ta kasutab mingil määral intuitsiooni, kujutlusvõimet, ehk see on üks ajupoolkera, tunnetust, isegi intuitsioon, eks ole. Ja ta ei eita meie füüsilist maailma, seda, et meil on koed ja rakud, meil on lihased, meil on luustik, meil on kõik need lümfi, närvi ja kõik süsteemid, ehk seal on need kaks poolt koos. Mis veel? Enamus osteopaate valdavad midagi veel lisaks osteopaatiale. Et
kas nad on olnud kunagi massöörid või isegi reiki õpetajad või hingamisterapeudid, et reeglina sellele teele tullakse, kui sul juba midagi on ja siis sa avastad, et ahaa, aga ma tahan veel edasi liikuda sinna terviklikkuse poole. Toitumisterapeudid, joogaõpetajad, et reeglina osteopaadid on lihtsalt sellised, kes näevad elu ennast ka väga, väga mitmetahulisena. Me lihtsalt vajame kõigepealt rohkem osteopaate ja teiseks me vajame võimalust, et osteopaadid saavad ennast täiendada. Sest see inimese mõistmine, seesama ka tervikpildi mõistmine, see ju kogu aeg täieneb. Siiamaale kaheldakse mitmetes süsteemides ja struktuurides aru saamas, kuidas meie kehas miski toimib, et kõige parem osteopaatia laiendamiseks on see, kui inimesed, kes on saanud abi, julgevad kartmata teiste hinnanguid, neid, kes ei tea, millega osteopaadid tegelevad, et nad lihtsalt julgevad seda välja öelda, et jaa, ma sain sealt abi. Eks kuskil noore poisina, kui mul oli peavalud ja arst soovitas, et tablette taskus hoida. Ja kui natukene peavalu tuleb, et võtad esimese tableti ja kui vaja, et neid tablette võib ka mitu tükki võtta, see mul siiamaale meeles. Ja kui ma arsti kabinetist välja tulin, siis ma olin sisemiselt täiesti tuli, kõik ees sees ja rohkem ma arsti juures käinud ei ole. Ja siis ma otsustasin, et ma ei lõpeta ennem, kui ma saan aru, mis asi see elu on. Et miks minul pea valutab, miks naabripoisil ei valuta. Et kust kõik tuleb, et millegile peab ju olema tõuge. Et minu arusaama järgi siin maailmas ei juhtu juhuslikult mitte midagi, kõigel on mingisugune seos, mingisugune algimpulss, mis seda lükkab. Ja sinnapoole ma kogu aeg liigun, et vähemalt kui ma vaatan tagasi, siis kogu mu elu on näidanud, et ma täiendan, võtan juurde ja alati, kui ma arvan, et ahaa, see minu pilt on juba päris terviklik, siis ma avastan midagi veel juurde. Aitäh huvi tundmast ja kui sa ei ole veel varem kunagi osteopaadi juures käinud, siis ma julgustan sind, tee see ära, tunne huvi ja sa saad kogemuse, sest kogemus on see, mis rikastab ja siis sa tead ise, mitte ei kuule kellegi teise käest. Ja tunne huvi osteopaatia.ee lehekülje kaudu, mis toimub akadeemias. Ja kui sa soovid minuga kohtuda, siis parim võimalus selleks on ravikoda.ee. Aitäh sulle veel kord ja näeme!